selge liidri vastu ei õnnestunud täna kahjuks üllatusmomenti saavutada ja vastu tuleb võtta kindel kaotus. Nüüd kiire ja vahetu analüüsi põhjal, miks täna nii läks? Kalevi jõud käis vist igas elemendis üle. Jah, nii oli, et selge sõnum oli enne mängu, et peame vastama nende agressiivsusega, oma agressiivsusega. Et kui me seda ei tee, siis selgelt me rongi alla jääme ja kahjuks võib-olla siis nii täna läks ka. Kas vastane üldse oli täna kuskilt haavatav või nagu sa ütlesid, et tahtsitegi tegelikult selle sama agressiivsusega vastata, aga kahjuks ei tulnud välja? No neil oli võib-olla pink oli veits lühem, aga teada on, et seal on kogemust ja kui me oleks teinud rünnakut loogilisemad ja nii-öelda, et kõik teavad, mida teeme ja selgelt nagu visked on loogilised, siis oleks kaitses meil palju lihtsam olnud, aga kahjuks sellega me jäime hätta täna. Kas võib öelda, et niivõrd suur kaotus valmistab tegelikult teatavat pettumust, sellepärast et hooaja esimeses omavahelises kohtumises püsisite te hästi mängus ja tuli vaid 4-punktina kaotus? Ja kindlasti see ei ole see skoor, mida me lootsime ja see on ju 3. kaotus meil järjest, et midagi peab meil muutuma ja kindlasti katsume seda trennides saavutada. Oskad sa nagu mängijana praegu analüüsida, et mille põhjal see võib-olla see väike mõõn on praegu jälle tulnud? No kindlasti paneb põntsu Martin Paasoja meil eemalolek, aga ma usun, et järgmine mäng ta on meil ja loodame, et saame selle kire tagasi. Kui korraks sinust ja sinu individuaalsest sooritusest rääkida, siis tegelikult uue peatreeneri tulekuga on nii sinu mänguminutites kui ka sooritustes tulnud teatav edasiminek. Tunned sa ise ka, et uue hingamise näol on ka sinu roll suurenenud ja sa oled ilusti rotatsioonis sees tegelikult? Jah, on küll. Eks meil Breti tulekuga tahtsimegi seda rotatsiooni suuremaks saada ja eks minu ülesanne on kaitses olla selline hagijas nendel tagamängijatel ja survestada. Ja ma usun, et ma olen olnud eeskujulik seal väljakul hetkel.